Tere! Käesolevas videos me räägime vektoritest. Meil on füüsikas laias laastus kahte liiki suurusi. Ühed on sellised nagu mass või aeg, mille määratlemiseks piisab ühest ainsast arvust. Mingi asja mass on 10 kilogrammi, mingi protsessi toimumiseks kulus 5 sekundit. Selliseid suurusi me nimetame skalaarseteks suurusteks ehk skalaarideks. Nende tähistamiseks piisab siis ühest ainsast arvust. Teine liik suurusi füüsikas, millega me tihti ka kokku puutume, lisaks oma suurusele või magnituudile omavad ka kindlat suunda. Nendeks on näiteks kiirus või jõud ja paljud muud füüsikalised suurused. Selliseid suurusi me nimetame ja tähistame kui vektoreid. Vektorsuurusi üldiselt kolmemõõtmelises ruumis me iseloomustame kolme arvuga, kolme komponendiga. On olemas veel suurusi, millel ei piisa ka kolmest arvust, aga need on juba suhteliselt haruldased. Vektorit me enamasti joonistame paberile, tahvlile, ekraanile noole kujul ja sellele suuruse sümbolile endale, olgu see siin näiteks F nagu jõud, me paneme peale noolekese märgi. Nüüd trükitehnilistel põhjustel mitte alati ei ole seda noolekese märki mugav panna ja käesoleva loengu konspektis ma olen kasutanud sellist spetsiifilist rooman tüüpi püstkirja. Kui muidu valemites sümbolid on tüüpiliselt kursiivis, siis sellised bold püstkirjas sümbolid meil tähistavad vektoreid. Seda kohtab ka mitmetes õpikutes ja internetiallikates. Vektorsuurusi me kujutame tihti ristkoordinaatides x, y, z ja omakorda ristkoordinaatidel on ühikvektorid, mis on siis pikkusega 1 ja vastavalt x, y, z teljesuunaliselt me tähistame neid i, j ja k. Kui meil nüüd on mingi suvaline vektor a, siis selle me saame kirjutada nende ristkoordinaatide kaudu, korrutades vastava komponendi, iga komponent on arv, on skalaarne suurus, läbi vastava ühikvektoriga. Kuna selle valemi kuju on alati standardne, siis sageli jäetakse need ühikvektorid ära ja kujutatakse vektorid lihtsalt kolme arvu järjestatud kogumina. Oluline on teada, et nad on järjekorras x, y, z. Seda viimast kirjutuskuju on ka hea üldistada, kui meil on rohkem kui kolmemõõtmeline ruum, mida füüsikas päris sageli kasutatakse erinevates mudelites, siis on meil lihtsalt tegemist teatud arvude järjestatud hulgaga, ja neid võib olla seal siis vastavalt meie füüsikalisele mudelile rohkem või vähem, põhimõtteliselt mõnel juhul isegi lõpmata palju. Paljudel juhtudel ei ole meil oluline teada vektori suunda, küll aga tema pikkust ehk magnituudi. Ja see on siis kaugus nii-öelda vektori otspunktide vahel või kui meil on antud jällegi kolm komponenti ja x, y, z, siis me saame vektori magnituudi, käitatakse ka absoluutväärtuse märkidega, arvutada siis komponentide ruutude summa ruutjuurena. Ja selle puhul on meil tegemist skalaarse suurusega. Vektoritega saab teha erinevaid tehteid. Vektorite liitmist, lahutamist olete loodetavasti koolis õppinud. Räägime siinkohal vektorite korrutamisest. Vektorite vahel on defineeritud kaks erinevat korrutist, skalaarkorrutis ja vektorkorrutis. Nagu nimi ütleb, skalaarkorrutis on üks arv, on skalaarne suurus, vektorkorrutis on vektor. Skalaarkorrutis on defineeritud selliselt, et selle magnituud on võrdne nende kahe vektori pikkuste või magnituudide korrutisega, mis omakorda on korrutatud nende vektorite vahelise nurga koosiinussega. Selliselt defineerituna ei sõltu skalaarkorrutis korrutatavate vektorite järjekorrast, nii et a korda b võrdub b korda a. Paneme ka tähele, et kui koosiinus on 0, see vastab olukorrale, kui korrutatavad vektorid on omavahel risti ehk 90-kraadise nurga all. Selle kohta öeldakse ka, et need vektorid on ortogonaalsed, nii et vektorid, mis on omavahel täisnurgiti, nende skalaarkorrutis on parasjagu 0. Siit tuleb ka huvitav tähelepanek, et ühikvektorid omavahel korrutatuna annavad 0, ja kui me ühikvektorid korrutame iseendaga, kuna ühikvektori pikkus on 1, siis ka ühikvektor korrutatuna iseendana ehk ühikvektori ruut on samuti 1. Kui meil kaks vektorit on antud komponentidena, nagu siin selles näites,
siis me saame skalaarkorrutise arvutada, korrutades paari kaupa need komponendid läbi ja liites tulemused kokku. Jällegi, kui meil on rohkem kui kolmemõõtmeline vektor, siis seda on kerge üldistada mis tahes arvu komponentide peale. Teine korrutis, millega me vektorite puhul kokku puutume, on vektorite vektorkorrutis. See on siis, nagu nimigi ütleb, vektor. Selle vektori magnituud arvutatakse sellise valemiga, kus võetakse jällegi kummagi vektori magnituudid, aga sedapuhku korrutatakse see läbi nendevahelise nurga siinusega. Ja vektorkorrutise suuna määramiseks on selline kokkulepe, et rakendatakse parema käe reeglit, loodetavasti olete sellega tuttav, kus siis, kui meil siin on antud korrutatavad vektorid A ja B, siis nende vektorkorrutis on nende poolt moodustatava tasandiga risti ja moodustab parema käe teljestiku, nii et kui A ja B vastaksid X ja Y teljele, siis A korda B vastab Z teljele. Nüüd erinevalt vektorite skalaarkorrutisest, vektorite vektorkorrutis ei ole kommutatiivne, ehk kui me muudame korrutatavate vektorite järjekorda, siis absoluutväärtus jääb küll samaks, aga muutub selle vektori märk või suund. Nii et selle joonise toodud näite puhul oleks meil vektor suunatud tahapoole ehk joonise sisse. Vaatame taas ühikvektorite jaoks, kuidasmoodi vektorkorrutis siin käitub. Ühikvektori vektorkorrutis iseendaga on 0, meenutan, skalaarkorrutis iseendaga oli 1, vektorite vektorkorrutis iseendaga on 0, aga kui me korrutame nad paari kaupa läbi, siis kui nad on nii-öelda päripidi järjekorras i-jotiga korrutades annab k, j-k-ga korrutades annab i ja niimoodi ringi mööda. Ja kui me korrutame nii-öelda vastupidises järjekorras j korda i, siis me saame vastavalt miinus k ja ülejäänutel analoogselt. Kui nüüd meil vektorkorrutist on vaja arvutada komponentide järgi, siis siin on toodud vastavad valemid, need on küllaltki mahukad ja need on ka olemas meil loengu konspektis. Esimene on siis välja kirjutatuna ja alumine valem on antud determinandi kujul, determinantide arvutamist. Loodetavasti te olete matemaatikas õppinud ja seda me käsitleme ka ühes järgnevatest videotest. Edasi me vaatame ühte operaatorit, mida tähistatakse sellise sümboliga nabla, inglise keeles kasutatakse ka tähist või sõna del sellesama sümboli jaoks, mis on siis defineeritud selliselt, et meil on 3 ühikvektorit ja nendega läbi korrutatuna osatuletise võtmine vastava koordinaadi järgi. Seda operaatorit kasutatakse erinevates vektoritega seotud tegevustes päris palju. Kui meil mingile 3 koordinaadi funktsioonile g mõjuda selle operaatoriga nabla, siis me saame loomulikult vastavad osatuletised korrutatuna vastavate ühikvektoritega, ehk siis paneme tähele, et meil on tegemist skalaarse funktsiooniga g ja see nablaga mõjumise tulemus on nüüd vektor. Sellist vektorit nimetatakse vastava funktsiooni gradiendiks. Mul on ta siin kirjutatud ka sama šriftiga, et rõhutada, et tegemist on vektor suurusega. Gradiendi vektor, kui ta on meil tuletatud võib-olla ka üldisemal kujul, näitab suunda, milles see funktsioon g ruumis kõige kiiremini kasvab. Näiteks kui see on valgustugevus, siis ta näitab suunda valgusallika poole. Mitmetes rakendustes arvutuskeemias meil on vaja täpselt vastupidist, ehk siis vektorit, mis näitaks, millises suunas meie funktsioon ruumis kõige kiiremini kahaneb. See on täpselt sama asi miinusmärgiga. Ja kuna ta tuleb sageli ette, siis me nimetame seda eraldi sõnaga antigradiendiks. Ja veel kord siis siin üle korratud, gradient vastab funktsiooni kasvu kõige kiirema kasvu suunale ja antigradient vastab funktsiooni kõige kiirema kahanemise suunale ruumis. Selle video lõpetuseks veel mõningad faktid, mida meil edaspidi tarvis läheb. Kui meil on tegemist jõuga, jõuvektoriga ja see jõud on mingi potentsiaalse energia välja mõjumise tulemus, siis me saame selle jõu arvutada kui vastava potentsiaalse energia antigradiendi. Ehk siis, kui meil on mingi osake või ka minu pärast keha mingis jõuväljas, keha puhul kas või näiteks planeet gravitatsioonijõu väljas,
siis me saame selle jõudu kirjeldavast valemist võtta gradiendi ja sellel eesmärki muutes saame teada meie kehale mõjuva jõu. Seda kasutatakse näiteks nii astronoomias, aga ka elektronide liikumise arvutamisel molekulides. Ja üks teine kasulik valem. Kui meie vektori komponendid on antud mingisuguse muu parameetri, näiteks ajafunktsioonidena, nagu siin selles näites, ja meil on vahel tarvis teada selle vektori tuletisse ja sama parameetri, näiteks siis aja järgi, siis see arvutatakse põhimõtteliselt analoogselt nagu gradienti arvutatakse, ehk siis tuleb võtta vastavate komponentfunktsioonide osatuletised, selle mõjutava parameetri näiteks aja järgi ja korrutada läbi vastavate ühikvektoritega. See on meil tänaseks vektoritest kõik, tänan vaatamast!